Tere kallid! Alustame täna ühte uut sellist lugude sarja, mille pealkirjaks me oleme valinud Inimese tee. Mina olen Heino-Mart Laisk, hariduselt olen ma psühholoog, teate mind ilmselt tervendajana ja Václav Vanapaganana möödunud aastasest selgeltnägijate tuleproovi saatest. Ja mina olen Tibu, tema abikaasa, juba mõni 15 aastat peaaegu. Mardil on loengupidaja kompleks, nii et talle see üksi jutustamine ei sobinud väga hästi. Nüüd me otsustasime, et me proovime koos teha sellist pigem nagu vestlussaadet, et vaatame, kuidas see välja tuleb. Ja tegelikult, kui nüüd aus olla, siis ega ju Inimese tee, see tundub, et see on ühe inimese tee. Jumal lõi ju lõppude lõpuks inimese ikkagi meheks ja naiseks. Ja kaks mees ja naine peavad kokku saama, et inimene maailma tekiks. Ja seesama inimene peab ka selle teise poole endale leidma. Aga nüüd selles esimeses saates ma arvan, et kõigepealt käsitleme nüüd siis sündi, seda ümbritsevat, sellega kaasnevat. Ja alustaks siis sünnimaatriksite tutvustamisest. Sünnimaatriksid on üks selline mõiste, mille tõi kunagi käibele Stanislav Grof. Ja ta jagas siis sünnituse 4 baasmaatriksiks. Need on siis emakasisene etapp ehk alghõllandus. Siis on see hetk, kus emakas hakkavad tuhud, loode surutakse vastu siis sünnikanali suuet ehk siis põrgu väravat nii-öelda. See on teine etapp. Kolmas etapp on niinimetatud kangelase teekond ehk sünnikanali läbimine. Ja 4. etapp on siis nii-öelda maailma tulemine, emaga siis uuel tasandil kohtumine ja inimeseks hakkamine või start nii-öelda. Ja iga selle baasmaatriksi kohta käivad ka vastavad siis elumustrid, et kui meil on sünnitrauma ja enamasti meil on ikkagi mingisugune sünnitrauma, aga kui see sünnitrauma nüüd eriti markantne, siis see jätab ka kohe jälje kogu eluks, sest sündimine, see on ju esimene kogemus, mis inimene siin maailmas saab. Ta ei olegi veel siin maailmas, aga ta juba tuleb, see jääb meie keha mällu. Ja selles mõttes, võib-olla hakkame siis analüüsima kõigepealt emakasiseseid võimalusi, et sa... Alustame sellest, et mida sa ütlesid enne, mis see emakasisene on? Alghõllandus. Just, ma pole isegi kuulnud seda hõllandus. Hõllandus on selline täielik rahuldus. Põhimõtteliselt on tegemist paradiisiga, eks ju. Aga tooks siis välja need asjad, mis seda paradiisi rikuvad. Et millest võib areneda välja elumuster alghõllanduses? Nagu see hõllanduse sõna isegi ütleb, et seal on meil täielik rahulolu, absoluutne. Me oleme kõiksusega täiesti üks veel. Ja üldiselt on sealsed traumad on suhteliselt harvad. Aga näiteks sellised momendid, kus ema ei taha väga last saada. Kus ema kardab väga. Erinevad väga tugevad emotsionaalsed läbielamised raseduse jooksul. Rasedustoksikoos või erinevad mürgitused, mis ulatuvad siis looteni välja. Sellised asjad nüüd tekitavad siis selle emakasisese trauma ja sealt jääb meile teatud märk külge. Üks olulisemaid asju võib-olla, mida kõige rohkem emakasisese traumana esineb, ongi siis tugev lapse soovimatu laps. Ja ta on
ta on selles mõttes, ta ka erinev on soovimatu laps selles mõttes, et ema ei taha mingil juhul last saada. Ta vihkab seda last näiteks, kas ta on mehega tülli läinud või tavaliselt see viha mehe vastu kandub üle ka lapse peale. Või on tal mingid isiklikud muud põhjused, miks ta last ei taha saada. Ta näeb seda last kui enda elu rikkujat. Ja sellisel juhul jääb see tunne, et ma olen täiesti soovimatu, täiesti vastuvõetmatu siin maailmas. See jääb lapse kõige sügavamale alateadvuse kihti. Kõige sellesse algkihti, kus ta üldse hakkab tekkima. Aga kuidas see nii saab nagu olla, sest see päris algkiht, see on, kuna see on erinev nii-öelda õnnetusena tulnud rasedusest, siis päris alguses võis see ema seda last ju tahta, aga mingi viha selle isa vastu või noh, selles mõttes see nagu, seal alumises kihis on ka ju seda tohutut soovi sellest saada või mingit soovi sellest saada. No jah, selles mõttes ma võib-olla väljendasin natuke valesti, et see ei ole ju tegelikult kõige alumine kiht. Kõige alumine kiht on ikkagi see, kus laps viljestatakse. On ju mõni, teadavalt vist üks Aafrika hõim on selline, kus hakatakse lapse tegelikult sündi hakatakse lugema ema soovist laps saada. Lapse vanust. Noh, jah, et sellest ajast loetakse, et laps on nagu olemas. Kui ema mõtleb selle soovi, et ma tahan seda last saada. Ja siis, seal on omad rituaalid, mis siis viiakse läbi ja siis viljastamine tuleb alles mõne aja pärast. See ei ole kõige esimene etapp. Nii et tehniliselt see esimene sünnimaatriks, et selle algushetk võiks olla tegelikult see, millest arvestada seda, et laps on juba olemas. Mitte see, kus tal tekivad veresooned ja süda ja mine sa tea. No eks see, ma tegelikult isiklikult arvan, et on väga suur vahe, kas laps on vanemate poolt soovitud laps või on ta juhtunud laps. No loomulikult on. Ehk et kui isa ja ema viljastavad lapse, siis see tunne, mida ma teen, kas ma olen täiesti isekalt oma naudingu peal väljas või ma olen selle peal väljas, et ma tahan uut elu luua. Jah, see on ka teadlik vastutuse võtmine. Jah, et kuna näiteks mina tean, et ma olen nagu sinagi soovitud laps, siis see annab nagu kindluse tunde. See on väga oluline. Annab kindluse tunde astuda maailma. Just, et see on väga oluline minu elus. Kui ma nii teadlikul tasandil võtan, aga ega ta siis alateadlikul ei saa olla vähem oluline. Et see on nagu, see asetab mind nagu justkui mingisugusele, see on nüüd muidugi selline isekas fantaasia, aga see asetaks mind justkui nagu välja valitute sekka. No jaa, aga ega inimene, ma usun, et iga inimene tahab olla natuke välja valitud, et oled sa siis soovitud või mitte soovitud, inimene tahab olla välja valitud ja see, kas ta nüüd on soovitud või see, kas ta nüüd on välja valitud, see sõltub väga palju sellest, kui soovitud ta oli ja kui palju ta nendes erinevates sünnimaatriksites oli siis õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. Ja ka sellel soovitud lapsel, sellel on ka veel mitu tasandit, eks ju, võib olla nii, et ma tahaks last saada, hea küll, las ta siis juhtub. Või on aeg laps saada, aga tegelikult mul tema jaoks pole eriti aega. Jah, ühesõnaga need soovid on väga erinevad tasandid, aga kõige täiuslikum siis oleks nagu see, et ema, isa teadlikult teevadki last. Selles mõttes, et see ongi konkreetselt selleks puhuks läbi viidud vahekord. Tänapäeval muidugi, siiski enamus ei ole sellised. Enamus me oleme siia ilma tulnud ikkagi heal juhul niimoodi, et juhtus, aga las juhtus siis peale. Ehk et me oleme nagu kõik me oleme nagu juhuse lapsed, kuigi juhus on olemuselt on ju vaba tahe tegelikult. Ehk et siis looduse vaba tahe või jumala vaba tahe. Aga jah, et see on siis see esimese baasmaatriksi selline ohud, mis sealt võivad tulla. Ja kui nüüd näiteks tõesti ema kartis väga last saada, tahab, aga mingitel välistel asjaoludel tohutult kardab, siis
vot see on ka jälle üks hirm, mis jääb lapse sellisesse kehamälusse või rakumälusse jääb sisse ja jääb sisse ta sellisel kujul, et ma ei taha ennast näidata, et mind ei võeta nagu vastu siia maailma. Puudub usk, et keegi tahab teda. Jah, just, et lapsel nagu see usk õõnestub, et ma olen maailma välja valitud ja maailmas oodatud inimene. Aga see on üks olulisemaid uskusid tegelikult. Ja meie usk, missugune maailm on ja kes me siin maailmas oleme. See pannakse paika ju tegelikult just nende samade esimeste hetkedega, esimeste aastatega. 3. aastaks öeldakse, et inimene on valmis, kõik muu on vigade parandus. Võib veel mingit tinglikult öelda, mõnda asja luuakse kuni puberteedi ajani, aga edasi ei muuda enam suurt midagi. Edasi on väga pikad ja väga kallid protsessid, et oma maailmapilti muuta. Aga nüüd liigume siis siit teise baasmaatriksisse, mis on siis põrguvärav. Mis mulle ikka ei meeldi üldse see väljend, see ei tundu mulle üldse. Nojah, ta sümboolselt, okei, see väljend jah, võib-olla tõesti jätab seda soovida, sest me ei lähe ju lõppude lõpuks põrgusse. Aga põrg on selles mõttes, et me käime selleks, et sündida, me läbime surma, ehk selle katsumuse, selle sünnikanali. Seepärast on ta ka nimigi kangelase teekond ja kangelase teekond iseenesest tähendab seda, et kangelane väljub külast, käib läbi oma seiklused, saab oma transformatsioonid ja naaseb külasse, aga naaseb uue inimesena. Ehk et ta nagu selle kanali oma kangelase teekonna läbimisega siis saab mingisuguse transformatiivse kogemuse. Väga tihti nendes kangelasmüütides on näiteks ka põrgu läbimine või surma läbimine, meie enda Kalevipojas ja üldiselt peaaegu kõigist tuntud mütoloogiates on see motiiv sees. Kui me nüüd väga täpselt hakkame vaatama, siis see on igasuguses muinasjutus ja kõiges on mingisugune asi läbi, mille me peame minema, et jõuda õnneliku lõpuni. Põhimõtteliselt jah, muinasjutud on praktiliselt kõik ju kangelasmüüdid tegelikult. Okei, nad ei ole kõik kangelasmüüdid, mõned on ka lihtsalt seletavad seda, kuidas siis inimene areneb. Aga ka see on ju oma teekonna läbimine. On igasugune protsess tegelikult. Oleks nagu, jah. Ja nüüd see on siis see, kus emaka kael hakkab avanema. See on üsna sage traumade allikas. Ja seal, tihti on ju see, et emaka kael ei avanenud väga pikalt. Naine piinleb, laps ei saa välja tulla. Tuhud käivad, aga minema ei saa. Ta on surutud väljapääsmatusse olukorda ja teed tema ees ei avane. Ja võt, see sama motiiv hakkab nüüd korduma läbi elu. Kõikide asjade alustamine. Arendamine mitte. Arendamine on käpas nii-öelda. Aga kõikide asjade alustamine läheb väga-väga suurte raskustega. Me ei saa nagu kohalt minema. Meil on sein on kogu aeg püsti ees. Me peame igalt poolt tohutu jõuga läbi murdma, et me saaksime üldse minna. Selliseid inimesi ma olen väga palju kohanud ja see on hästi levinud asi. Nüüd, kui me sealt nüüd edasi liigume, sinna kangelase teekonda, see on mulle endale kõige tuttavam osa, sellepärast, et see on mu enda. See on see, kus sina kinni jäid. Ja just nimelt, et mul oli ju lugu selline, et ma hakkasin ka tohutu hurraaga siia ilma tulema. Ja siis, kui ma olin keset sünnikanalit, siis jäi ema äkki süda seisma. Mis siis sümboolselt tähendab seda, et nagu Jumal keeras mu pealt pilgu ära. Ma jäin keset oma kangelase teekonda üksi ja mul ei olnud nagu enam ressurssi. Sünnitegevus katkes ka. Loomulikult, kui ema süda seisma jäi. Etteruttavalt olgu öeldud, ema saadi kerasti käima ja kõik sai korda. Ema on siiamaani elus ja ta on vähemalt minu jaoks kõige parem ema maailmas. Aga mis juhtus, oli see, et sünnitegevust ei saadud käima ja mind tõmmati sealt tangidega välja. Ja siis mind ei viidud 4 päeva emaga ei lastud kokku. Et ma ei saanud ka oma esimest rinnapiima mitte enne 4 päeva oli möödas.
ja sealt toimus nüüd samasugune asi, nagu toimub linnupojaga, kui te võtate linnupoja pesast välja ja käite, pistate tasku, käite paar tundi ringi, panete pessa tagasi. seal vist ei olegi paari tundi vaja, minu arust on see mõni. No ta käib suhteliselt, linnupojal see käib suhteliselt ruttu. Ühesõnaga see energeetiline side ema ja lapse vahel katkeb. Ja noh, me oleme harjunud, et räägitakse, et ema ei võta last enam omaks, et kui sa paned selle poja tagasi. Linnupoeg ei võta ennast. Aga tegelikult ei võta linnupoeg ka ema omaks. Nad on kaks täiesti võõrast objekti. Ja noh, muidugi linnupoeg sureb selle peale ära, sellepärast et ema lõpetas tema toitmise. Noh, seda, et linnupoeg enam ära ei tunne ema, seda me lihtsalt ei saa teada kuidagi. Tema käitub ikka ühtemoodi, eks ju. Aga tema jaoks jah. Ja mul oli täpselt sama muster. Esiteks need tangid on läbi aegade uuesti. Iga kord, kui ma ennast mingi järjekordsesse kekki messin, siis viimasel hetkel, kui ma arvan, nüüd on juba küll kõik, nüüd on täielik surm, siis tulevad need tangid ja tõmbavad natti pidi välja. Ma tegelikult mingist ajast alates oma elus hakkasin isegi nendega arvestama. Selles mõttes, et ma julgesin võtta suuremaid riske tänu sellele, et ma teadsin, et need tangid tulevad niikuinii. Kuigi teisest küljest ma olin jälle ka kõikides tegevustes äärmiselt hirmul, et mul saab ressurss otsa. Kogu aeg see hirm, et keset protsessi Jumal pöörab mulle selja. See on mind ka saatnud läbi elu ja selle parandamisega ma olen tegelikult väga suurt vaeva näinud. Aga nüüd mulle tundub, et õnneks ma vist olen suutnud selle nagu ära parandada. Tähendab, ja selles mõttes kindlasti mitte vist, vaid konkreetne tunne, et kas ema peale mõeldes süda täitub armastusega või on see nagu suhteliselt tunnet ei tule, et sa näed oma ema, kõik on ilus, aga sa ei tunne mitte midagi. No see ei ole ainuke asi. Sinul on nagu terve minuga koos oldud aja jooksul on olnud üks väga-väga spetsiifiline. Ma ei saa öelda, et see on suhtumine emasse, sellepärast, et nagu sa ütlesid, sa ei näinud tegelikult oma ema väga kaua. Suhtumise puudumine pigem. Just, et minu üks esimesi mälestusi teiega koos istudes oli see, kuidas te räägite ja ema räägib, aga emast on alati võimalik üle rääkida. Seal ei olnud üldse vahet, kui tähtsat juttu ema rääkis, mida ta rääkis, kui sinul ja su vendadel või sul, eriti kui isa ütles midagi, siis see jutuajamine automaatselt lihtsalt läks üle. Lõpuks tekkis alati selline tunne, nagu lauast jookseb üle 2 või 3 erinevat liini ja ema on alati alumine, sest ema ei kuula kõigi lõpuni, emaga nagu ei arvestatud kui sama võrdväärse inimesega. Jah, see on huvitav asi ka, et ma olen kunagi oma ema kohta öelnud, et minu ema oskab kõige täiuslikumalt mitte olemas olla. Selles mõttes, et ta on nagu tohutu soe ja hoidev, aga teda ennast sealjuures üldse nagu ei ole. Aga see oligi seesama sinu mittenägemine. See oli mitte, kuna see on vendadel ka teatud mõttes ja neil seda sünnitraumat ei ole. Minul oli ta veel tänu sünnitraumale eriti võimendatud ja või siis ütleme, et see ema loomupärane tagasihoidlikkus veel nagu võimendas seda sünnitraumat, et kui ta oleks mul mingi väga käre mutt olnud ja ennast kõvasti peale pressinud, võib-olla ma oleks teda rutem nägema hakanud. Aga ta vastupidi on olnud selline ennast kunagi mitte esile tõstev. Ja siit on mul ka jäänud maailma või sisse usk selline, et ema on nagu alati paneb lapsed esikohale. Ma tean, et praktikas see loomulikult kaugeltki nii ei ole alati, aga kuidagi mulle tundub, et see on üks ema tunnus, et ema ennast ei ole olemas. Ja teatud mõttes on ka niimoodi, et selleks, et näiteks elu luua, selleks peab iseennast ära unustama. Et loomine tähendabki seda, et sa unustad ennast ära ja loomise hetkel. Mõelge kas või seda, mismoodi toimub lapse viljastamine. Toimub ju, ütleme siis ideaalis. Ta toimub orgasmi hetkel. Orgasmi hetkel oleme me täielikult kadunud. Ja siis toimub see uue elu loomine. Siis kui on see ühtimise tipp
tipphetk, kus kõik on nagu noh, selles mõttes, et ma olen nagu lahustunud kõiksusesse. Sama motiiv on ka muide sellises muinasjutus nagu Lumivalgeke. Seal nimelt Lumivalgekese ema istub aknal ja ta unustab ennast ja sel hetkel ta torkab sõrme ja tema veri langeb siis valgele puhtale ehk siis süütule lumele. Ehk et noh, see on nüüd nagu psühhoanalüütiliselt lähenetud sellele muinasjutudega, aga see sümboliseerib ka seda, et sel hetkel, kui naine ennast unustab, ta loob midagi uut. Mehel on see tegelikult vastupidi. Mees loob uut siis, kui ta on ülimalt tähtis, kui ta tippu jõuab. Ta on nagu teravik. Aga naine loob siis, kui ta täiesti lahustub. Need on kaks täpselt vastandlikku loomist, mis on mõlemad täpselt võrdväärsed loomulikult. Aga siin on see mehe ja naise energiate vastandlikkus. See tuli mul just praegu hetkel pähe, kui ma mõtlesin selle Lumivalgekese ema peale, kuninganna peale. Nii, aga meil on sünnimaatriksid pooleli. Jah, et me ei hakkaks väga laiali minema oma jutuga, eks me sellest Lumivalgekest kindlasti teen eraldi saate, võib-olla pean teile selle koha pealt siin ühe loengu maha. Aga sünnimaatriksitega siis edasi minnes, noh, me oleme juba 3. ja 4. sünnimaatriks siis ongi see, kui ma valgustun siis lapsena. Muidugi üks asi, mida tuleb alati ka selles sünni juures meeles pidada, on see, et laps kogeb sünniprotsessi enda pingutusena. See on see, et nüüd tegelikult ema on valudes ja punnitav, pingutav. See on nüüd ema seisukohast. Aga laps vaatab, et noh, ma võtan ise väga raske teekonna. No, ta muidugi ei mõtle, aga see jääb tema sünnimällu sellisena. Kust sa seda võtad? No sellepärast, et sealt tulevad needsamad sünnitraumad ja kogemused. No see, kui laps oleks lihtsalt passiivne objekt, mis pressitakse välja, siis ta ei omanda, siis ei ole see tema kogemus. Et selles mõttes see sünnikogemus on päris kindlasti lapse esimene tegu, mida ta maailmas teeb. Ja sealt, ühesõnaga, mil viisil see siis kulgeb, see on siis vastavalt, noh, et mis kogemuse ta sellest saab. See on see usupõhi, milline on maailm. Selle ta saab kätte sünnikogemusest. Ma olen muide tihti mõelnud, et mida tähendab keisrilõikega saadud lapsed. Et kas nad nagu ei läbi seda. Ühest küljest öeldakse, et see on lapsele väga hea, et tal jääb see traumaatiline sünd jääb nagu kogemata. Ja see on ka kindlasti õige. Ehk et ta peaks maailma nägema, et nii-öelda ta tuuakse kätel igale poole kohale, ta ei pea justkui nagu ise midagi tegema. Teisest küljest tal jääb nagu see eduelamus saamata. Ehk et ta ei oska nagu ihaldada seda pingutusest saadavat eduelamust, seda rahulduse tunnet, et ma tegin ära. Võt seda nagu ei, no see on seesama efekt, nagu minul oli tangidega, eks ju, et jube mugav on küll, et mingi jama käib kokku, võetakse rätist kinni ja tangid tõmbavad välja, aga teisest küljest see eduelamus, mida sa saad sellest, et sa edukalt läbid selle sünnikanali. Ja seal lõpus ootab sind see tiss, mille otsa sa siis hakkad. Ehk et siis see ema, kes oli enne sinu ümber, hakkab siis sinu sisse voolama. Toimub nagu maailma pahupidi pööramine. Et vot see jääb nagu olemata sellel, kes siis ei läbi seda loomulikul teel. Aga muidugi see on selline väga segane ja vaieldav, ma olen ise mõelnud selle pealt, kuidas see võiks nagu mõjuda, et millise, et ühest küljest tõesti see tekitab tunde, et maailm on tohutult vastutulelik, et mitte midagi ei peagi ise tegema, et kõik tehakse sinu eest ära. Aga teisest küljest, siis ongi see, seal tekib see küsimus, et sul ei ole võimalik nagu rahulduse poole pürgida.
sa oled kogu aeg rahuldatud. Rahuldatud olemine teeb sellise kurva asja, ühesõnaga need on ärevad inimesed, kes on rahuldatud kogu aeg. Nad on sellepärast ärevad, et kui sa oled kogu aeg rahuldatud, siis sinu hirm on selles, et rahuldus kaob ära. Sa kardad kogu aeg, sul saab otsa. Ja kui sa oled rahuldamata, siis sa võid olla, sa oled näljane, eks ju, siis sa oled tige, mis sulle ei anta. Siis sa lähed vihaliseks. Aga kui sa oled rahuldatud, siis sul on kogu aeg see hirm, et kogu aeg saab otsa. Ja vot see on nüüd jälle see, et sa ei eraldu sellest emaka sisesest hõllandusest lõpuni ära. Ehk et ei läbi oma seda kangelase teekonda. Sa vaatad mulle väga tõsiselt otsa, mulle tundub, et sa tahad mulle midagi öelda väga olulist. Ei, ma ei ole kindel, kui oluline see on, ma lihtsalt loodan, et sul ei ole päris õigus, sellepärast et meie tüdrukud on mõlemad keisriga tulnud. No. Ja ma näen nagu seost seal selles, millest sa räägid. Aga samal ajal on see, et ma näen ka meeletut tahet. Ühel nagu vähem, teisel rohkem. Aga just nooremal ma näen meeletut tahet saada asju. Ja ma ei ole kindel, et see halb on, sellepärast, et mul on endal tekkinud selline arvamus, et võib juhtuda, et see, et nad on tulnud, et neil on võimalus olnud nii vabalt alustada. Nad on tõstetud nagu läbi nende seisuste, mis nad oleksid pidanud siis läbi elama. Oleks nad nagu tõstetud välja ühte valitud kohta juba. No just jah, et tule ja ole. Nagu Pääsküla rongis. Okei. Aga see iseenesest, see ilmselt sõltub loomulikult inimesest ja erinevatest asjadest, kokkupuuted ja värgid. Aga ma arvan, et see on üks asi, mis võib anda sellise boost'i, et ükskõik mida ma tahan elus teha. Ma saan selle lihtsalt teha. See võib olla üks erinevus näiteks selle meeletu pingutusega, mida ma näiteks tooks selle lapse pingutuse ja see muster, mida ta väga pingutades kogu oma elu läbi elab. Tooks ühe võrdluse siia. See on nagu klassikaline eestlane, kes praegusel tänapäeval on näiteks 60, 70, 80 aastat vana ja on harjunud sellega. Ei ole. Sa oled väga erand. On harjunud sellega, et ta hommikust õhtuni töötab. Ta kogu aeg teeb tööd, sest meil oli just hiljuti üks arutelu Töötukassaga ja seal toodi välja see, kui suur protsent tänapäeval 75-aastastest umbes ja üle 50, midagi sellist. Selge pensioniga ja vanemad. Kui paljud neist tegelikult peavad normaalseks seda, et nad täistööajaga töötavad. Et selles mõttes ma lihtsalt mõtlesin praegu, et see nüüd see laps, kes saab aru sellest, et ta nüüd peab kogu elu rügama ja siis see vanainimene, kes eeldab, et kuigi ma olen, et ta on nüüd nii vastavalt vana, et ta ikka peab kõik päevad järjest rügama. Seal oleks natukene nagu sarnasust. Muidu kindlasti on. Muidugi ma arvan, et kõige halvem variant on läbikukkunud pingutus. See minu variant, kus ma jäin kinni keset teed. Või kõige veidram variant on minu oma, kus mul on hirm ükskõik mida saavutada, aga samal ajal ükskõik mida ma ette võtan üldiselt. See mingi kuidagi laab. No sinul toimuvad asjad nii kõik maagilised, nii et sul alateadvus otsustab sinu eest, kuidas asjad käivad. Ja täpselt, mida himu ütleb, see ka sünnib kohe. Mitte et selle saada, aga see kohe tekib maailma ise. Et jah, et selles mõttes see sünnimaatriks on... Põhimõtteliselt see 4. sünnimaatriks ongi nüüd. Kas ta toimub nüüd läbi keisri siis suuts varem või toimub ta läbi siis naturaalse või mis iganes sünnituse toimub, siis
põhimõtteliselt see ongi see koht, kus nii-öelda keegi või sa ise avad omale selle ukse, astud maailma ja vastavalt siis sellele, mis sa esimesest viimaseni kogesid või sellest hetkest, kus sa oled eostatud ja kuni 4. maatriksini kogesid. Nüüd sa astud läbi selle ukse ja elad selle mustri järgi oma elu. No just see 4. maatriksit ma just mõtlesin ka seda, et see on nüüd siis see, kuidas inimene jõuab oma iseenese realisatsioonini. Ehk et kui ta sealt sünnikanalist nüüd välja tuleb, eks ju, ta lõigatakse see nabanöör läbi, ta tõmbab oma esimese isikliku hingetõmbe. Ja mida ta siis kogeb, eks ju, kas ta pannakse rinna peale või ta, vanasti ju, sel ajal, kui mina veel sündisin pidevalt, mina ja minusugused, siis meid ju võeti ja keegi tulnud selle peale, et emaga kontakt on oluline. Mäiti pampudeks, liikumatuteks pampudeks ja pandi sinna riiulitesse kõik ritta. Ja Mardi ema käest ma veel kuulsin maailma nagu kõige lahedamat lugu, et kas oli niimoodi, et ema sai lapse siis kätte 4 päeva hiljem ja ta ei olnud enne näinud ja siis ja ütleb, et see ei ole minu laps, et temal ei olnud tüdrukut. ja lõpuks tuli välja, et lapsed olid ilusasti tihedalt mässitud ja kõik. Lõpuks tuli välja, et kogu palati naistel, kõigil olid valed lapsed ette antud, vahetusse olid lapsed läinud. Aga mitte, et siis haiglatöötajad, õed või kes iganes oleksid tunnistanud oma viga. Kui lapsed olid kõik ära lahti riietatud ja tagasi oma õigete vanemate juures või emade. Et hoopis kõik emad said sõimata selle eest, et nad olid julgenud tekid lahti arutada ja lapsed. Ma olen seda lugu ka kuulnud ema käest ja seal oli jah selline lugu, et emal tekkis kahtlus, et see ei ole minu laps. Ta oli erinev, et mina ei ole siis tema laps. Et ma olin, see laps, kes talle toodi, oli teist nägu. Ja selle peale ta arutas teki lahti. Ja siis ta nägi, et see ei ole isegi poiss mitte. Muidugi tänapäeval oleks see väga poliitiliselt ebakorrektne sellist diskrimineerida, mis siis, et ei ole poiss. Laps on laps, eks ju. Aga ühesõnaga jah. Ja mul see trauma tegelikult laienebki nagu 3. ja 4. sünnimaatriks. Et nagu ma ütlesin, et mind ka ei viidud siis ema rinnale enne kui 4 päeva möödudes. Aga tänapäeval õnneks on küll see, et väga kiiresti luuakse see side, või see katkes pannakse kohe rinnale, et laps tunneks, et see, mis oli ennem ümber, on nüüd siin väljast saadaval. Ja et see ongi see valgustumise mõte, et maailm nagu pöördub pahupidi. Aga ta on sul ikkagi saadaval. Sul tekib vabadust ainult juurde. Kui sa ennem olid millegi sees ja ümber väga piiratud teovõimega, siis sa sünnid äkki vabadusse. Aga see, mis oli ennem sinu ümber, on nüüd mis oli ennem sinu ümber, on nüüd väljaspool sind, aga ta on ikkagi olemas, et ei kao kuskile. Ja tema jääb selles mõttes alles. Oota, ma arvan, et sellega ongi see sünnimaatriksit osa nüüd nagu räägitud enam-vähem. Et nii palju ma ütlen, ma alati, kui ma siin ka tervendustööd teen, siis ma alati uurin, kui inimesed vähegi teavad, kuidas nad sündinud on, sest need jätavad väga selged mustrid. Väga selged mustrid tekivad läbi elu ja selle järgi saab nagu põhjusi ja tagajärgi kokku panna. Ja selle juures on ka see, et nüüd sellest hetkest peale, kui sa hakkasid sünnimaatriksitest ja sünnitraumadest ja kõigest rääkima, kuidas see elumustrit loob. Mul on nagu kombeks iga uue inimesega, kellega ma tuttavaks on mingi hetk küsida, et kas ta mäletab, kuidas ta sündis. Sündinud ole üldse, et siin rääkima tuled. et mul kuidagi, ühesõnaga inimesed kipuvad tihtipeale rääkima mulle endast ja siis mul läheb mõte tööle ja siis ma tahan teada, kas ma arvasin umbes õigesti, et kuidas nad on sündinud ja siis ma küsingi. Ja ma alati ka lühidalt seletan, miks ma küsin, et ma seletangi, et mul on nagu põhjus, et sa oled midagi sellist nagu välja töötanud, ühesõnaga ütleme nii, et arendanud. Ma tean, et mõte on kuskil juba varem olnud,
Aga- no ma jah kasutan seda päris palju . just ja mul on alati kõrvalt olnud väga huvitav seda vaadata ja siis nüüd ma olen nagu ka enda elus seda rakendama hakanud . et hästi huvitav maailm on niimoodi . ja meil ongi aeg lõpetada . jah , kellaaeg hakkab olema , et ma arvan , et esimeseks saateks on siin nüüd meid juba omajagu ja ütleme koos abikaasaga kõigile teile head aega . tööd . võib-olla mitte hea tööd tingimata , võib-olla No. kõik ei lähe magama , mõtlevad , sõltub ju . no okei , no meie lähme aga magama . meie lähme küll praegu magama , sest praegu see salvestamine toimub siin päris hilisel õhtutunnil . ja , aga tšau-tšau kõigile . ja head aega .